Mis sa teed siin? Kookisööna. Kas sa oled hulluks läinud selline kaloripomm? Mis mõttes? Vaata, kui palju marju ja tervislikke asju siin on, okei. Ja siin on pisut suhkrut ja see vahukoor, no vahel võib ju endale lubada. Okei, mulle meeldib ka, aga tule ma näitan sulle, mismoodi on nüüd täiesti tervislik hommikusöök. Okei, ma söön, kas ma tohin selle ära süüa või? No okei, ma söön ka. No meelitasid mu kohvikust siia, no palun näita oma imerooga siis. Siin see on. No nagu mäletad, me palil, eks ole, saime imetabast seda sellist puuviljakaussi. Seda nimetati siis fruit bowliks. Et sinna kulub siis maasikad. Nii. Siis meil on väga head praegu mustsõstrad, Eesti omad. Nii, kõik lähevad ilusti sisse. Kas sa kasutad ainult värskeid marju? Värskeid praegu, sest et on ju nagu hooaeg. Mustikad, aga väga hästi saab ka külmutatud marjadest teha, sest seal ma vaatasin tegelikult palil, nad kasutasid just külmutatud marju. Et võib-olla... Nad ei seisa ju. Nad ei seisa seal ja nad tahavad võib-olla ka, et ta jahutaks nagu rohkem, siis on ju. Ja siin ongi mul tegelikult külmutatud banaanid, et kes tahab, võib siis panna värskat, kes tahab, võib ära külmutada, sest banaan, kui ta on nüüd külmutatud, siis ta jääb natuke kreemikam. Et tegelikult on hästi hea teha ka banaanijäätist, et kui ta on nüüd ära meil külmutatud ja siis niiviisi ilusti siis mikseriga teha. Ja mina, kellel on siis see kokteili selline blender spetsiaalne, aga mul on, palun väga, eks ole, siis selline saumikser, vana hea ja sellega lihtsalt nüüd natukene, jah, see külmutatud läheb natuke raskema. Imelihtne on teha tervislikku rooga. Aga näed, tähendab nagu jäätise moodi natuke isegi. Ja kes tahab, võib siia panna proteiinipulver. Siis võib panna siia veel, ma ei tea, šiaseemneid, kanepijahu, mis kellegi, eks ole on. Ja näete, juba. Imelihtne. Kuule, Reenu, kas sa ei arva, et lihtsam oleks süüa lihtsalt neid tooreid marju taldriku peal? Aga tead, sa ei viitsi süüa nii palju marju niiviisi eraldi ja kuidagi on nagu ilusti siin taldriku peal. No ma ei tea, mul näiteks laps sööb ka nagu siis rohkem marju, et ta eraldi võib-olla nii suurt kogust ei sööks. Ja ma ütlen sulle, oota nüüd, kui me ilusti selle ära kaunistame. Et ma võtsin siin on müslit, toortatra müslit ilusti ja me panemegi niiviisi nüüd see põhi tuleb siis niiviisi siia taldriku peale. Sest teadagi, inimesed söövad ju silmadega, on ju, et et sul peab olema ta ikkagi nagu ilus. Ja nüüd, kui me paneme, hakka nagu laduma neid ilusti niiviisi. Kas peavad ilusti olema? Jah, et natuke nagu tee mingid ribad või ringid ja banaan, kui me sinna sisse paneme värsket banaani, siis näete, ta peab olema selline pruunide täppidega, et siis ta on ikkagi nagu see õige ja hästi valmis on ju ja läheb mõnusaks püreeks. Ja ma vaatasin, et nad ise siis kaunistasid neid igasuguste seemnetega ka ja kookose helvestega ja et igat moodi võib nagu teha seda. Ja miks mitte ka jogurtit tegelikult lisada siia sisse, et et kes kuidas, et mina nagu jogurtit ei pane, sest ma ei taha väga piimatooteid iga päev tarbida, et siis ongi, et paned nagu erinevaid just marju nagu sinna sisse. Ja nüüd ma panen natukene seda ka. Mis asi see on? See on nüüd toortata müsli mee ja pähklitega, selline väga tervislik ka. Ja ta annab sellise nagu tummisuse ja tegelikult sa saad nagu rohkem selle kõhu täis. Ei söö kaunistust marju ära kõiki. Ja imelihtne. Just need, mis meie enda loodusest, nii, paneme siia ilusti ka. Et praegu just kui on ka metsamarju, kindlasti kasutage metsamarju siin sees, et see on nagu puhas energiapomm. Ja mina ei tea, süsivesikud hommikul, need on ju kindlasti lubatud, sest et sa kasutad selle energia päeva jooksul ära. Näete, et ime ilus. Ja ma lõikan neid natuke niiviisi. Maasikad on hea niiviisi ka ilutada siia peale, et ta nagu eriti kaunis hommikusöök. Et mina ei tea, kui te sellist serveerite hommikul endale või lähedastele, see on ju lihtsalt imeline. Nii. No nii, juba hakkab sööma või?
nii hea, vaata see banaani natuke nüüd see külmus on ka. Ühesõnaga, kindlalt pange banaani ja siis erinevaid marju, sest see banaan teeb tõepoolest sellise pisut kreemia ja jäätise maitse. Ja nüüd mulle meenub, et palil tehti seda ka mangoga, mis oli ka eriti suust sulab. Aga head isu teile!